Tere, head sõbrad! Kui te minu klippe kuulate, vaatate, loete, mõtlete nende peale, siis lugege alati kõigepealt läbi minu 2 motot. Tänane temaatika on liha ja liha temaatika on ka see, kus on tegelikult vaja selgitada, kuidas asjast on tegelikult. Kõigepealt teaduslik mõiste, mida see liha tähendab. Esiteks peab olema loomset päritolu. Teiseks ta hõlmab siis lihaskudet, sinna kiudude vahele jääb raskude ja ka ta hõlmab natuke kõõluseid ja sidemeid. Nüüd, mida kõigepealt liha puhul tuleb toonitada? Liha on kompleksne toiduaine. Nii et liha ei ole ainult valk ja esimene manipuleerimine, mis teiega tehakse, ongi, et aga liha, see on ju valk, selle me saame asendada. Arvustussõbrad, kaugeltki mitte. Loomulikult, tähtis ülesanne on anda valke. Lihavalgud on aga väga kõrge bioväärtusega valgud. See tähendab seda, et seal on rohkesti asendamatuid aminappeid, need, mida me ei valmista, ja mis on ka tegelikult väga sobivates hulkades ja vahekordades, pange tähele, sarnastes vahekordades inimkeha valkudele. Nii et tõepoolest liha on suurepärane valguallikas ja selles mõttes on liha väga tubli, aga nota bene, ta on kompleksne toiduaine. See tähendab seda, et me saame peale valgu ka veel väga häid muid asju. Natuke veel valgust täpsustades, kui mõni ütleb, et aga sellega saab ju valgu ka anda, siis too valk ei ole esiteks kas bioloogiliselt kõrgväärtuslik, see, et ütletakse, et hulk on hoopis suurem, ei tähenda absoluutselt mitte midagi. Nüüd kordan veel kord, ta on kompleksne toiduaine, nii et koos kõrgväärtuslike valkudega te saate midagi veel. Paneme nüüd tähele, me saame ka ülipikki omega-3 rasvhappeid. Kuulake klippi, kui tähtsad on ülipikad omega-3. Edasi me saame tauriini, karnosiini, kreatiini, koensüm Q10. Neid ühendeid, mida ma loetasin, saabki ainult loomsetest allikatest ja liha on nende puhul väga tubli tegija. Me saame ka veel karnitiini ja 4-hüdroksoproliini. Kui ma kõik need ülesanded teile üles loetleksin, mida teevad meie organismis kasulikku tauriin, karnosiin, kreatiin, koensüm Q, 4-hüdroksoproliin ja nii edasi, siis sellest võiks pidada 5-tunnise loengu. Ma lihtsalt üldistaksin, et vaadake neid kõiki, mida te saate komplekssest toiduainest nimega liha. On vajalik selleks, et takistada rasvumist, takistada selliseid krooniliste haiguste teket, takistada ka põhimõtteliselt neuroloogiliste probleemide teket ja nii edasi, nii edasi. Nüüd ei tasu aru saada seda, et kui süüa väga usinasti liha, siis mingit probleeme ei tule. Loomulikult ei välista neid, aga pange tähele, need olevad ühendid kompleksses toiduaines nimega liha on meile väga väärtuslikud. Nüüd komplekssus veel jätkub. Nimelt, milles on küsimus? Kui küsida, et milliste vitamiinide ja mineraalainetega maailmas süvenevad tõsised probleemid, et ei saada neid piisavalt, siis loet oleks järgmine. B1, B12, seleen, tsink, imenduv raud ja magneesium. Kui küsida, et kas liha on nendes tegija? Absoluutselt. Ta on osade puhul rikkalik ja väga hea allikas ja tegija ka näiteks lisaks veel neile ka vitamiin D3 puhul. Nii et head sõbrad, liha on suurepärane kompleksne toiduaine. Ja kui keegi räägib, et teate, ma tegin alternatiivi, siis andke andeks, te ei teinud originaali. Selleks, et te originaali teeksite, mida muuseas on võimatu järgi teha, peaksite te kõik seda, mida ma eespool mainisin, sinna juurde panema. Aga kui te arvestate nüüd kokku kõikide nende rikastamise puhul kulutused ja kõikide nende rikastatavate ainete saamise jalajäljed, siis andke andeks, liha jalajälg on oluliselt väiksem komplekssuse printsiibist lähtudes kui näiteks mõnel teisel asjal. Nüüd edasi. Ma jalajälgedest pikalt ei räägi, aga ühe nüansi ma toon. Kui panna tabelisse niimoodi, et on 100 grammi rohumaa veiseliha ja vastas on siis 100 grammi pruuni riisi, siis nende metaani hulk, mis nende saamisel eraldub, on praktiliselt võrdne. Aga kui me nüüd paneme sinna tabelisse loetelu kõikidest nendest toitainetest
ja bioaktiivsetest ainetest, millesse 100 grammi veiseliha, pange tähele, on tegija. Et neid on seal meile ainevahetuses toimivas hulgas, siis see veiserida on praktiliselt punane. Riisi puhul on punane sisuliselt ainult tärklis, aga tärklis on kõikides taimsetes kraamides levinud. Nii et kui te võtate aluseks komplekssuse printsiibi ja jagate tegelikult, mis me tegelikult meie tervise mõttes tagasi saame, siis kas meeldib või mitte, liha kompleksne kasulikkus jalajälje mõttes on oluliselt võimsam kui riisil. Nüüd, kui keegi ütleb, et teate, et ma tegin sellise liha alternatiivi ja nii edasi, siis ta manipuleerib teiega. See ei ole originaal. See ei ole, et ta tegi valmis sellise suurepärase looduse poolt toodetud kompleksse toiduaine. Ta ei teinud looduse poolt tekitatud komplekssed toiduained nimega liha. Ta tegi lihtsalt plagiaadi ja plagiaat ei võrdu kunagi originaaliga, nii et ärge laske ennast manipuleerida. Küsime aga nüüd siia lõppu veel, kas liha puhul mingi probleem ka on? On küll. Probleem on nimelt selles, et punast liha ei pea sööma nii palju, nagu maailmas teda süüakse. Mõnes riigis süüakse teda arutult palju. Kui punast liha saab inimene, 2 korda nädalas mingisuguse mõõduka kogust ma tean, siin ma teile ei nimeta, lugege palun Eesti riiklikke toitumisjuhiseid, siis ongi kõik asi okei. Nii et üle pingutada ei ole vaja, vajaliku kompleksse toiduainena on ta aga äärmiselt mõistlik. Kõik head!